Kui lähed Wokiga kaasa, jääd vaeseks. Ausalt öeldes hakkab see juba natuke väsitavaks muutuma, aga meil on uus näide sellest, kuidas Hollywood üritab sulle woke ideoloogiat peale suruda ja seekord paistab selleks olevat Supergirl. Sest Supergirl, keda kehastab Millie Alcock, väga andekas näitlejanna, kui ma tohin lisada, on nüüd fänne lehestanud pärast seda, kui ta ütles, et superkangelane võib olla huvitatud nii meestest kui naistest, kui temalt küsiti, kas tegelane on queer. Ja minu jaoks tähendab mõlemat pidi käimine lihtsalt seda, et ma tahan saada woke punkte, aga ma ei ole tegelikult valmis lõpuni minema juhuks, kui me peaksime ka konservatiive rahuldama. Nii et ütleme lihtsalt, et ta on kõigele avatud. See on nii igav. See on praeguseks nii väsitav, et neid rumalaid ideoloogiaid meile peale surutakse. Unustame selle, et me kõik teame, et Superman on mees. Ja nüüd on meil uus versioon supertüdrukust. Ma olen täiesti selle poolt, et tüdrukud oleksid võimsad ja imelised, aga miks? Miks peab seda naeruväärset asja peale suruma? Millie Alcockilt küsiti, mis puudutab Kaara seksuaalsus Supergirlis, ma ei tea. Ma arvan, et see, mis teeb selle filmi nii ilusaks, on see, et see ei keskendu mehele. See ei keskendu üldse armastusele. Ma tegelikult ei tea, tõenäoliselt ta võiks olla huvitatud nii meestest kui naistest. Nüüd ma viin teid kõiki tagasi selle Rachel Zulkeri asja juurde. Kas te kõik mäletate seda naist? See tõesti tüütu naine, kes ajas meid kõiki Hollywoodis piinlikkust tundma, sest ta tegi seda imelikku asja oma suuga. Kas te teate, millest ma räägin? Aga ta surus ka oma poliitilisi vaateid filmile peale nii palju, et ma ei teagi, kas film tühistati, aga see oli lihtsalt täielik katastroof ikka ja jälle. Tundub, et Millie Alcock võib teha sama asja, mis on kahju, sest ta on nii andekas. Ta ei pea niimoodi käituma. Millie muutub aeglaselt Rachel Zegleriks ja seda on nii kurb vaadata. Ja ma loodan, et ta ei tee seda, sest Rachel Zegler rikkus kõigepealt oma Hollywoodi karjääri ja rikkus ka suure filmi, millele kulutati palju raha. Nüüd teeb Tom selles videos väga hea tähelepaneku ja sa peaksid seda pärast seda vaatama. Aga asi on selles, et me oleme lihtsalt väsinud poliitikast kinosaalis. Ma ei taha isegi oma poliitikat kinosaali. Ma üritan minna vaatama filmi mingitest veidratest asjadest ja põgeneda päris maailma eest, eks. Kui ma tahan... Kurat, jah, tere! Ma tahan minna vaatama filmi ja kas õppida midagi päriselu kohta, saada teada, mis maailmas toimub ja harida end või lihtsalt oma aju välja lülitada kõigest sellest jamast, mis toimub. Ma ei taha minna lihtsalt meelt lahutama ja samal ajal alateadlikult haritud saada mingite Hollywoodi jobude poolt, keda ei huvita üldse mina, mu pere ega minu heaolu. Ma ei taha olla millegi suhtes poliitiline, las ma tegelen sellega ise. Muidugi, jah. Mulle ei meeldi, et inimesed peavad oma eraeluisi teemasid välja tooma ja neid meile näkku suruma. Nüüd ilmselgelt Rachel Zegler oli täiesti üle võlli. Millie pole veel seal, eks. Talle esitati mõned küsimused ja mulle tundub, et ta hakkab sellele lähenema, eks. Ja kui asi puudutas Zeglerit, siis see oli nii nartsissistlik ja enesekeskne. Ma mäletan, kuidas tal oli tülid produtsentidega. Tema PR inimesed ilmselt kaotasid aru. Ja tundus, et teda ei huvitanudki, mis oli päris hull. Nüüd on ilmselge, et Millie saab uueks Supergirliks. Ja ma arvan, et temalt küsiti mõned küsimused ning ta ütles, et tead, Supergirl võib olla LGBTQ ja võib-olla talle ei meeldigi mehed. Ta võib olla nii meestest kui naistest huvitatud. Mul on lihtsalt hea meel, et see nii ei ole. Ta ütles, mul on lihtsalt hea meel, et see ei keerle mehe ümber. Kuule, ma saan aru, need on sinu uskumused, aga lihtsalt mõista, et enamik inimesi maailmas tahab lihtsalt filmi vaadata. Minu kõigi aegade lemmikfilmil on naispeaosaline, eks. See on Uma Thurman filmis Kill Bill. Ma armastan Kill Billi. Ma armastan Quentin Tarantinot, aga ma armastan Kill Billi sarja. Ta ei pidanud pingutama. Ta oli lihtsalt kuradi kõva tegija. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Ta oli lihtsalt kõva tegija, saad aru? Ja mulle lihtsalt ei meeldi see. Tead küll, ilmselgelt Margot Robbie, eks, ja Must Lesk, Scarlett Johansson, nad on lihtsalt ägedad ja nad ei pea pingutama, et seda üle võlli feministlikku agendat sulle näkku suruda, saad aru? See ongi asi, kui sa oled tõesti hea naisnäitleja, siis sa valitsed ekraani ja sind jäädaksegi mäletama. Sa ei pea seda tegema sellest meeste alandamist. See on lihtsalt nii naeruväärne nähtus. See on naeruväärne nähtus. Oleme näinud imenaist, imeline, nagu ta mainis. Oleme näinud nii palju naisrolle. Isegi kui nad pole peaosas, juhivad nad ikkagi süžeed. Nemad on need, kes köidavad. Nemad on ilu, nemad on intelligentsus. On nii lõbus vaadata tugevat naist, aga see ongi kõik. Siin peakski asi lõppema. On lõbus vaadata tugevat naist. See ei pea olema meeste halvustamine, sest tead mis? Ekraanil on ka tõeliselt suurepärased mehi, keda on samuti lõbus vaadata.
Need kaks asja ei pea teineteist välistama. See on nii tüütu, loeme seda. Kriitikud ei hoia Supergirli puhul tagasi ja arvustused on palju hullemad, kui me ootasime. Loomulikult, kui sa teed filmi poliitilistest agendadest, väsivad inimesed kiiresti ära. Supergirl läheb ajalukku kui esimene film James Gunni uues DCU ajajoonel, millel on negatiivne kriitikute hinnang isegi siis, kui heaks kiidetud arvamusliidrid on pigem leiged. Kas see tähendab DC filmiüksuse lõppu? Klõpsa meie videole, et kuulda, mida teised arvustused ütlevad. Ei taha. Olgu, selle kirjutamise ajal on Supergirli Rotten Tomatoesis 59% kriitikute hinnang, mis on napilt üle keskpärase, aga siiski halb. Oi. Mõned kriitikud olid filmist jahmunud, kuid neil oli tõsiseid etteheiteid filmi inspireerimatu süžee suhtes. Tappa gramm, päästa koer. Need on motiivid, mis juhivad kogu Supergirli süžeed, mis pole isegi piisavalt huvitav, et olla segane. Võib-olla sellepärast on film täis märulit, kuid siiski uimastavalt lame. No kuulge. Kas süžee ongi tegelikult koera päästmine? See pole just eriti hea. Siinkohal on veel üks asi, mis mulle muret teeb. Mitte ainult tehisintellekti puhul, vaid üldiselt. Kui palju filme välja tuleb, siis kui sa ikka veel teed midagi keskpärast ja igavat, oledki läbi. Ma tulen filmi vaatama nii suure filmikogemusega, et tahan mõelda, vau. Tahan, et süžee viiks mind pöörasele teekonnale. Ma tahan filmist väljuda nii, et mõtlen, vau. Ma olin tõesti haaratud. Ma ei taha seal istuda ja mõelda, kas see on tõesti parim, mis te suudate välja mõelda. See on filmi puhul halb märk. Igatahes, nagu me ütlesime, Millie Alcock on suurepärane näitleja. Nii et ilmselt oli tema päästerõngas. Aga siin on asi selle kummalise nähtuse juures, mida me näeme. Nad võtavad nüüd need näitlejannad. Sellel videol on 5 miljonit vaatamist, eks? Ja nad saadavad neid promotuuridele. Me oleme sellega harjunud, see on alati nii olnud. Aga need tunduvad nii veidrad. Vaata seda. Interneti kommentaarides küsitakse Kaara kväärsuse kohta. Kas see oli midagi, mida sa rolliks valmistudes uurisid? Ei olnud, aga Pride'i kuu auks, kui ma saan neid küsimusi, siis ma ei tea, ma arvan, et selle filmi teebki nii ilusaks see, et see ei keskendu mehele, see ei keskendu üldse armastusele kui üldse millelegi. Aga eks näis, ma tegelikult ei tea, aga ma ei tea. See on tore. Tõenäoliselt meeldivad talle nii mehed kui naised. Küsimus internetis. Jah, just nii. Sulle ta enam ei meeldi. Mulle ta väga meeldis. Ta on nii hea, aga mulle ta enam ei meeldi. Ei tööta. Ei tööta. See on nii ebaautentne. See on nii ebaautentne. Näitlejaks olemine on juba iseenesest piisavalt veider, eks? Mõelda, et sa ärkad ühel päeval üles ja oled nagu, tead, mis mu unistus on? Mu unistus on, et mind armastataks selle eest, et ma olen keegi teine. See on natuke imelik. Mu unistus ei ole oma elu elada, vaid elada teiste inimeste elusid ekraanil. Ja ma olen selles nii hea. Ma olen nii osav enda kustutamises, et suudan inimesi veenda, et olen keegi, kes ma tegelikult ei ole. Teenime selle eest miljoneid dollareid. See on minu jaoks alati olnud väga kummaline. Aga kui sa võtad need inimesed ja paned nad ekraanile ning nad teevad midagi nii veidrat. See on piinlik. See on piinlik. Rääkimata sellest, et selle poliitiline agenda on igav, aga see on piinlik ja veider. Ja sellepärast ei tohiks sa kunagi kuulata poliitikuid, Hollywoodi staare ega üldse kuulsusi nende poliitiliste vaadete kohta. Sest nad on teinud karjääri sellest, et nad ei suuda iseendaks jääda. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.